mingi nädal aega mõõdes sellest, kui ma seda mingi 5000 subscriberi filmisin. Ja ma alles nüüd avastasin, kui ma seda videot monteerisin, see oli juba valmis, et ma ei andnud mitte ühtegi korda videos aitäh. Nii et ma nüüd filmin seda hiljem, et aitäh 5000 subscriberi eest. See tähendab mulle väga palju. Pisidetail, ma ei pea aitäh. Aga aitäh teile, et te tulete seda madala enesehinnaguga prügi vaatama mingil kahtlasel põhjusel. Niisiis, tere kõigile ja see video on siis 5000 subscriberi eri. Siis kui ma seda filmin, siis ei ole see veel täis, aga nojah, see video muidu ei saagi välja, kui ma seda varem filmima ei hakka. Juhtub sama asi, mis juhtus 3000-4000-ga. Aga see on siis stuudiotuur uuendus video värk. Ma olen ühe stuudiotuur video teinud, see oli põhimõtteliselt aastaga. See oli täpselt aasta aega tagasi, kui ma nüüd mõtlen sellele. See oli vist juunikuus, kui ma tegin selle. Ja see oli juunikuus. Ja täna on 1. juuni, nii et põhimõtteliselt aasta aega tagasi. Ja ma olen päris palju asju muutnud oma stuudios selle ajaga. Nii et, ja ma olen täiesti kindel, et kui aeg edasi läheb, siis muutub veel rohkem asju ja tuleb asju juurde, nii et võib-olla kunagi tuleb 3. versioon sellest. Kes see teab? Keegi ei tea. Okei, lähme nüüd video juurde. Ma siis näitan teile oma stuudiot. Ja ma arvan, kõik siis sellest juba aru. Ma jään vait ja lihtsalt lähen video juurde. See on hea otsus. Okei, siis tuleviku mina teeb nüüd nii, et ta paneb väikse pildi sellest, milline see stuudio 2... Okei, tuleviku mina teeb nüüd niimoodi, et ta paneb sükse pildi sellest, milline see stuudio aasta aega tagasi välja nägi. Ja siin ma näitan teile, kuidas see praegu välja näeb. Okei. Siin on siis see, milline see aasta aega tagasi oli. Ja siin on siis see, milline see nüüd on. Ma tean väga kaunis nagu ängel ja kaamera rappub ka ülimalt palju. Nii et, okei. Lähme kohe pihta. Nii, aasta aega tagasi filmisin ma siis sellise laua peal, mille pilt siin praegu ees on, aga ma asendasin selle suht aega tagasi sellise riiuliga. See on hea sellepärast, et ma saan erinevaid sette siia peale panna, ilma et ma peaksin kogu aeg neid laua pealt ära koristama. Nii et need on ühe koha peal. Ja kui te tahate teada, kui suured need on, siis LPS on siin see, keda ma just kasutasin. Nii et see on umbes nii suur. Ma kasutan neid lampe, et filmida, nagu eelmine aasta, nagu aasta aega tagasi ainult, et nüüd on neid 2 tükki, et parem valgustus oleks. Siis seal üleval on veel igasuguseid, näiteks kaduvad puhhikujusid, mingeid 2, ma ei mäleta, mis mänguasjad need on seal üleval. Ma ei mäleta nende nimesid, need kunagi olid populaarsed ja ma olin need 2 nukku leidsin nüüd natuke aega tagasi. Siis on siuksed väikesed hobusekujud, need tulid mingi poest osatud mingi üllatuspakkide seest, siis mingi dinosauruse kujud, kuna dinosaurused on parimad. Ja mulle meeldib lihtsalt kujusid laduda riiulitele. Nii, kui me siit edasi läheme, siis on prügikast. Prügikast ise on nii suur, aga kuna mul on palju prügi ja meistred on siis, ma panin siia suurema prügikotti, kui tegelikult peaks selle prügikastil olema. See on siis natuke pappi, see pappkast. Lihtsalt ei teadnud, kuhu seda panna, nii et ma viskasin selle sinna peale. Ma arvatavasti panen selle majale kuskile kunagi. Varsti. Või siis siin on selline laud. Seda üldse ei eksisteerinud stuudios aasta aega tagasi. Siis siin peal on igast karbid ja seal on see organiseerija, siis ma sain selle hiljuti kuskilt. Nüüd ja seal all on ka veel setup. Siin all on ka veel asju. Ja see on asju täis. Nii. Seal on väike kott, kus on ka mingid meistetamise asjad. See, mis seal all on, see ei ole minu stuudio osa, nii et seda me ei vaata seal, mis seal kõik on. Nii, siis siin on selline väike majake. Seal on siis see, kus Anna-Liisi tuba oli. See on suht tühi nüüd. Siin oli hästi palju majasid eelmine aasta, kui ma mäletan õigesti. Nüüd siin pole nii palju, ma viisin need teise kohta, nüüd siin on ainult see suur. Siis siin on mingid õuevärgeid, seal ma ise ei tea ka väga, mis asi. Mingid suuremad pargimõõglivärgeid. Siis siin seina peal olid need pildid, mis ma sain kokkutulekult, aga juhtus see,
et need kukkusid kõik alla niimoodi siia peale, need olid kõik siin laiali. Ma panin need tagasi seina peale, need kukkusid jälle alla, nii et need ei hoidnud end kinni seina peal. Nii et nüüd on need siin sellise mapi vahel. Siin sahtlis on üldse nagu mingid vanad LPS asjad, mis ma olen leidnud ja siis need on siin lihtsalt. Need pildid on niimoodi ohutuskohas, kuni ma mõtlen neile mingi parema koha, kuna ma tahaks neid tegelikult seina peale panna, aga hetkel ma pole välja mõelnud kuhu. Nii, siis siin ka siuke väga suur liiul, kapp, sama asi. Nii, siis siin kõige taga on vanad LPS asjad. Seal sahtlis, nagu ma näitasin, just on ka mõned. Siis siin on 2 suurt vana LPS-i mingid, ma ei tea, pani hästi vanad nukud, siis mingid laeva asjad ja siin igastahes on pea kõik kujukesed, mis ma olen lihtsalt ära ladunud. Seal taga on maidleponnisid. Keegi küsis mult, kas ma vahetan või müün neid ja ma ei tee seda. Need on tegelikult mue omad üldse, nii et siis siin on LPS-e, keda mul on rohkem kui 1, keda ma hakkan suvel kokkutulekutel vahetama. Kokkutulekute video, ärge küsige praegu kokkutulekute kohta, kui ma tean, millal kokkutulekud toimuvad ja kus, siis ma teen selle kohta video. Enne seda teil pole väga mõtet küsida. Nii, siis jah, seal on siuksed asjad. Siis siin on kostümeeritud LPS-id. Need, kes on mu lemmikud, on eespool. Ja siis siin riiuli peal on LPS-kassid ja mere moodi loomakesed. Siin teisel on koer LPS-id. Siin on siis kõik muu, mida sa suudad ette kujutada. Ja siin on siis mingid maagia, siis need Teensy LPS-id ja siis siuksed väiksemad ja 2 uut LPS-i on seal. Ma arvan, et need 2 on nunnud. Mul rohkem tegelikult uusi LPS-i isegi pole siin. Nii, siis siin kappidel, nagu eelmine aasta ka, mulle millegipärast meeldib pilte üles panna. Ma olen liiga vaene, et tellida kuskilt värvilisi postreid sarjadest, mis mulle meeldivad, nii et ma lihtsalt prindin mustvalgelt välja olla mingi. See kapp näeks muidu liiga igav välja, nii et mis on vahetel. Tahaks väga tegelikult postreid. Nii, siis siin on, see on nii segamini, kui sa suudad ette kujutada, aga kuidagi ma ikkagi tean, kus kohas kõik asjad on. Jah, isetlebis asjad suhteliselt. Siis see teine on siuke suurem. Siin on siis mingid väiksed majad. Siin on ainult paar üksikut. Need, mida ma väga ei kasuta. Suhteliselt ainult metslase asjad on siin. Väljatud seda mul lihtsalt pole kuskil panna. Siis siin teisel on autod. Sõidukid. Siin on ka siis igast väike maja, siis fake veri. Siis vanad fake veri asjad, mida ma kasutasin. Siis seal on ühes selles samplis on lihtsalt vesi pisarate jaoks või midagi sellist. Ja see on natuke segadus. Nii. Lähme siis edasi. Nii, siis siin, see ei ole sama laud, mis oli eelmine aasta. Siin ikkagi on laud, aga see pole sama. Ma panen pildi sellest, milline see eelmine aasta oli. Siin on siis valgpaberiga täidetud, kuna mul pole pilte mingist metsast. Ma kavatsen tellida mingit pilte metsast, et mu metsatseenid jälle paremad oleksid või uued siin. Praegu need setid lihtsalt on selle jaoks, et ma hakkan kohe varsti metsase teise hooajaga tegelema. Ma sain eile, mis kuupäev eile oli? Jah, mai. 30. mai oli vist eile. Ja siis ma lõpetasin just metsase viimase osa, teise hooaja viimase osa teksti, mis kuna 3. hooaega metsasel ei tule, siis ongi kõige viimane osa, mis üldse kunagi metsasel tuleb. See oli lõbus. Siis siin all on põhiliselt, siin on kõik jõulutuled ja asjad. Need jõulutuled, mis ma panin, ma pole neid ära võtnud, kuna mulle meeldivad need. Siis ma lisasin veel sellise väikse ka. Seal on siuke väike purk, mis on siniseid tulesid täis. See näeb pimedas ilusam välja. Siis seal taga on mõned karbid. Muumikott, ma ei tea, mis sees on tegelikult. Kaamerakarp ja siis taga on veel mingeid. Ja siin on lihtsalt siuksed plaadid. Ma saan sellised plaadid panna siia, näed, siin on siuksed naelakohad, siis siia saab panna nii, et ma saan rohkem sette teha, kui on vaja, kui need kõik riiulid on täis näiteks. Ja seal on siis mingid siuksed maljapõnilossi osad. Nii, siis siin on mu tripod või jah. Ma pole seda väga palju veel saanud kasutada, ma just sain selle. Nii, siin on siis nagu eelmine aasta kõik minu background pabervärgid, lihtsalt, et neid on nüüd palju rohkem. Ja siin taga on pappkastid, mis on kokku volditud, kui ma tahan meisterdama hakata, mida ma varsti hakkan tegema.
siin on siis lihtsalt, siin on siuksed suuremad kõik ja neid on päris palju kogunenud. Siin on lihtsalt kõik need on lihtsalt täis siukseid asju. Nii et ja siin all on siis sellised, mida ma kunagi kasutasin nagu päris tapeeditükid, siis kui ma alustasin just. Aga neid ma enam väga ei kasuta, nüüd ma kasutan pabereid. Jälle tahan öelda, et kui te just alustate YouTube'iga, tahate LPS videoid teha, lihtsalt kasutage kõike, mis te nagu leiate. Ma saan mingi näite tuua näiteks, kui ma siin sees peaksin nüüd olema. Kui ma just alustasin, siis ma tegin alguses üldse nii, et ma võtsin värvilise paberi ja ma joonistasin ise mingeid kujundeid neile peale. Ei, nad pole siin. Ei, siin sädelevad. Mis ma just ütlesin selle kohta, et kõik on organiseeritud. Nüüd ma lihtsalt ei tea, kus miski on. Näed. Siin on näiteks mõned siuksed. Ma ei tea, mis on. Siin on lihtsalt, ma joonisin siukseid kujundeid peale värviliste paberite, et näeksid lihtsalt huvitavamad välja. Ja lihtsalt värvilisi paberid saab ka kasutada. Teil ei pea mingeid fancysid asju olema. See tuleb ajaga. Ma panen need hiljem ilustama. Nii, siis siin siiamaani pole väga midagi mu stuudioga, aga see kapp, selle ma tegin osa oma stuudiost. Seal üleval on muru roll. Jep, tegelikult see suurem tükk on siin, mida ma kasutan. Alumine kapp. Vahepeal olid seal mu asjad, aga enam ei ole, kuna nüüd mul jäi ruumi väheks, nii et ma hakkasin seda ülemist kappi siin kasutama. Ja mul oleks vist olgust teha. Nii, siin on siis see kapp, kus on ka päris palju asju. Majad, no ilmselgelt. Siis, kuna mul pole mingeid ilusaid kasti, siis lihtsalt kingakarpide sisse sorteeritud voodid, voodipesu, mingid padjad ja värgid, siis magamistoa asjad, lauad, kapid, ma ei tea. Ja ma lihtsalt siukest kastidesse on pandud nagu organiseeritud asjadega. Ja seal üleval on siis veel siukseid, ma kavatsen kasutama hakata siukseid platasid, et põrandad näeksid erinevates tubades erinevad välja. Nii tulevad ka paremad ja siis lihtsalt seal karbi sees on teisi karpe, sellised karbid. Ja seal on lihtsalt mingid vanad asjad ja seal ülemisel pole väga midagi väärtuslikku. See on väga organiseeritud, lihtsalt asjad on üksteise peale topitud. Sellepärast näeb see nii kohutav välja, et seal augus oli see, mis praegu seal on. Aga kuna see on seal, siis hetkel pole see siin näeb vähem organiseeritud välja, kui see tegelikult on. See üldse mu elus on organiseeritud. Ja siis seal ei tule midagi ja siin me oleme siis tagasi riiuli juures. Okei, mida te siis sellest videost teada saite? Seda, milline mu stuudio on ja seda, et mulle meeldib väikeseid nunnusid asju laduda riiulitele. Väga väärtuslik info. See informatsioon on kindlasti vajalik teile elus. Ja ma olen natuke vähem aktiivne olnud, aga see oli põhiliselt sellepärast, et ma tegelesin igavikuga enamus oma ajast. Nagu selle kõrvalt, et ma sarju vaatasin hästi palju ja lugesin. Aga ja, ma proovin aktiivsem olla. Tegelikult väike saladus, see pole väga saladus, aga ma pole seda kellelegi rääkinud. Siis, kui metsa see sari lõppes, esimene hooaeg, siis ma tundsin, et nii tühjana ma olin nagu, mis nüüd? Mis nüüd mu kanalist saab? Põhiline asi, mida mulle meeldis teha, oligi sari. Nüüd, kui mu sari on läbi, siis mis nüüd saab? Ma tundsin, et nii tühjana. Ja sellepärast ma olin nagu natuke nagu siuke kasutu, siuke väike nagu lihtsalt karu, seal oli mingi, istusin oma voodis, oli mingi, mis ma nüüd peaksin tegema oma kanaliga. Nii et seda viga ei korduks, siis kui metsane teine hooaeg hakkab läbi saama, paar viimast osa on, siis ma juba hakkan enne seda, kui hooaeg on päriselt läbi uut sarja tegema. Et ma ei tunneks end nii üksikuna. Ma olen nii hole. Aga ja nii, et nii kaua kuni metslase teine hooaeg algab, võite teada lihtsalt, et kui ma ei lae nii palju videoid üles, siis ma ei ole surnud, ma lihtsalt tunnen end väga tühjana. Nii armas. Aga ma kindlasti teen enne seda, kui metslase teine hooaeg algab mingi behind the scenes video, kus ma nagu, kuna metslasega läheb kaua aega, siis ma näitan lihtsalt, kuidas mul läheb nagu sinnamaani.
Okei, kuna ma selles videos näitasin, milline minu stuudio aasta aega tagasi välja nägi ja milline see nüüd on, siis teeme suht sama minu näoga, kuna minu nägu on üpriski palju muutunud ja kuna aasta aega tagasi 1000 suupiiri oli minu face reveal, kus ma näitasin esimest korda oma nägu videos, nii et teeme siis, näitame nüüd selles videos ka minu nägu, et traditsiooni edasi pidada, ma ei oska eesti keelt. Siin on mu nägu. Ma tean, see on kaunis. See on kunstiteos. Ma näen hale välja. Aga tänan, et videot vaatasite ja tšau! Ja kui minu kanali introt ei ole selles videos, siis see tähendab, et ma pole midagi välja mõelnud, mida teha oma kanali introks siiamaani. Nii et ja kui seda pole seal, siis lihtsalt teadke, et ma tegelen sellega ka. Bye!